Jau kutid, lähen teen teile täna teisipäeva õhtul video ära, rada on veel küll märkimata, aga saate ettekujutuse, mis toimuma hakkab, et paljud on küsinud, kas on cross või on enduro või cross. Ütlen nii, et kõik crossi küll ei ole palju, aga kestvuscrossi on, aga palju on ka endurot, et ma pakun välja, et 75% on endurot ja 25% on võib-olla siis nagu mingid liivasemat. Ja palju mägesid ja asju, et olen siis stardis ja panen kiivri pähe ja lähme teeme selle tiiru. Raja pikkus on 5 kilomeetrit, start võiks olla kuskilt siit platsi pealt, hetkel veel on näoga seljaga mäe poole. Pärast jõuame siia alla tagasi. Ja siit on nüüd pööre ja läheb kohe üles suurde mäkke vasakult poolt. Nagu ma teile lubasin, siis on mägesid suht mitmeid ja metsaosa on ka palju. Nii, nüüd läksime ära metsa. Isegi vett on siin mõne koha peal tulnud. Siin ma täna märkisin juba, nüüd läheb päris sükse kitsa raja peale. Kell on 6:30 õhtul, et juba pimedaks hakkab minema. Et kõik crossimehed võivad ka julgelt tulla, et siin mõni palk on, nendest saab ümbert sõita, ei pea üle palli ronima, kes ei taha. Hea metsa osa. Nii, siin on see üks palk, kes tahab, läheb üle palgi, võidab siit võib-olla mingi 5-10 sekundit. Panen siis üle palgi. Et see mets tõmbab kohe pärast starti rivi laiali ilusti ja võiks olla väga hea. Saab siit otse ka tulla, aga seal on mingi paar palgi jupp ees. Et hetkel ma sõidan siis, et ei oleks neid palke. Siin on järjest pööre, nüüd uue osa tegin täna siia paremale. Ja ikka enduro lõik veel jätkub. Rannus tavaliselt pole nii palju enduro lõiku on sees, aga seekord tuli isu teha, et siis nii. Aga nüüd läheb kohe kestvuskrossi raja peale tagasi. Siit nüüd on järsk alla pööre. Võib minna siit, kui keegi siin ees koperdab, saab ka minna ümber selle puu, et 2 alla minekut. Ma lähen siit esimesest. Pinnas on hea, ei tolma. Nagu näha, siis on ka loigud mõnes kohas metsas. Aga see nüüd on see vana osa. Crossimeestel on siin hea kiire lasta, kes oskab neid kurve hästi võtta. Mul on tossud jalas, et väga hullu ei taha panna. Nii, siit, mul on lindid panemata veel. Siit nüüd läheb järsk alla minek.
aga mitte midagi rasket. Võib kas või käe kõrval tulla, kes ei julge. Tegelikult on väga lihtne, lased niisama alla ja jõuame siia alla karjääri tagasi. Nüüd on plaanis selline. Siit üle selle mäkketõusu hoovõtu, mis meil on, kes teab. Läheb siia liiva raja peale tagasi. 100 meetrit üks head krossi liiva. Et 2 tunniga saab ikka ennast siin ära väsitada küll olevat tempos. Ja nüüd, sõbrad, see on siis mäkketõusu mägi meil, mis meil on, aga siit kõrvalt, siit saate hoogu võtta nii palju kui kulub. Ja siit saavad kõik ülesse küll, see on väga lihtne. Ühikäigud üles. Nüüd oleme jälle vana lõigu peal. Kes on rannus käinud, see teab. Aga nüüd tegin jälle juurde, et hoog liiga suureks ei lähe, siia tuleb lindid asjad ette ja läheb siia enduro lõik uus. Päris äge siukene mäest alla. Et hoog liiga hulluks ei lähe. Näete, siit läheb ägedad alla. Täiesti kütikas lõik, sammal kasvab. Siit ei võiks puu eest ära võtma, homme võtan. Ja läheb siit üle suure raja, läheb ikka edasi veel enduro. Kitsas lõik. Aga rahu, krossimehed, teie osa veel tuleb. No see on ikka... See oli isegi eelmine aasta kestvuskrossi EKV-l sees või kuna me seda siin tegime. Natuke kitsas on, aga see käib asja juurde. Nii, siin on 2 joont, kes ei taha üle palgi minna. Võib-olla vist üle palgi natuke võidab, võib ka siit vahelt minna, siis ei pea palgist üle sõitma. Nii. Läheb suht selliseks kestvuskrosilikumaks. Hea lai ja mõnusad kurvid. Kes neid hästi võtta oskab, sellel on lust. Siia peaks mul homme tegelikult veel või ülehomme traktor ka tulema, mis need lained üle lükkab. Vähemalt lubas tulla, aga siin on rada. Selles suhtes on väga okei. Nüüd ümber selle musta posti, siia tulevad lindid ette. Kuna sealt on tee ära lõigatud, siis lähme siit tagasi. Tahan üks trimmerdada, ein. Ja nüüd siukesed liivatüüni moodi asjad või liiv on selline mõnus nagu liivatüünides, kõva kannab. Siit äge pööre siia ja siin on jälle üle selle tüüni, kes tahab. Et siin võiks liivarehv hästi töötada küll. Nüüd läheb järgs pööre siia alla. Siin on ruumi küll, mina kus tahab. Natuke liiva. Ja siit karjääri äärest. Ja nüüd üks tõus üles paremale. Kaamera ei näita kindlasti tõusu, aga midagi hullu ei ole.
kui kõik üles saavad. Et ei hakka asja hulluks ajama. Hüpe. Siin on mul läheb niitmiseks veel. Laseme see leina maha. Pühapäevani on aega ja siin on jälle hea krossimeestel oli, kes viivasest sõita oskab. Mina see kahjuks ei ole. Ja siit võib minna siit järgnemast, kes soovib. Ja läheb siia üles tagasi. Nii, siin on veel trimmerdamata. Siin on selline paar hüpekat. Et võib julgelt peale keerata, viskab otse kaugele edasi. Ja hakkamegi varsti 5 kilti täis saama kohe. Pärast saab ujuma minna sinna alla, kes soovib pärast sõita. Nii, ja nüüd veel üks allaminek. Siit veel korralikult alla, kaamera ei näita seda kindlasti, aga tegelikult on päris ägedad siuksed. Hooga alla. Siit ma siis enne alustasin. Siin tuleb aed vahele ja lint. Ja umbes siit on tagasi pööre ja läheb uuele ringile sinna üles. Vot selline, et põhimõtteliselt ole sa siis krossimees või ole sa enduromees või ole sa algaja või proff, et kõigil on see rada sõidetav ja kõigil on siin oma osa, nii krossi osa, enduro osa kui metsa osa ja mäed ja kõik. Nii et tulge, regamine on üleval laupäeva lõunani ja seekord on siis pühapäeval ja tegemist ei ole siis Eesti karikavõistlusega, vaid on tavaline Estonian Enduro Super Series võistlusega, aga võite kõik tulla. Aitäh!